was waiting for so long. Eesti Tenniseliidu aastapidu 2015 ja meil on plaanis rida intervjuusid inimestega, kes on saanud sel aastal tunnustatud ja meie fookuses on Kaidi Grimm. Tere! Tere! Said täna tunnustust Eesti tennise poolt teenete eest. Oli see sinu jaoks üllatus? See oli minu jaoks väga suur üllatus. Suur tänu! Ja? Ma ei mängi tennist, kuigi minu tervitused treener Ilona Poljakovale, kes on mind tagant kes on juhuslikult ka meil siin taustal. Just. Juhuslikult mööda. Ma luban, et ma võtan ennast kätte, aga minu panus tennisesse on just taustajõuna. Aga meid huvitab just see moment ka, kuidas sa üldse sattusid tenniselu juurde? Kuna minu tööandja on Tallink, kes on tennise suur toetaja, siis ma olen näinud, et saan anda midagi tagasi sponsori esindajana Eesti tennise arengusse. Et tennis on küll saavutussport, individuaalsport, aga sportlased ei tee midagi ilma toetajate tööta. Ja see ongi minu panus siis Eesti tennise tuleviku noorte tennise arendamisse. Suur tänu sulle selle panuse eest ja minu meelest on, mis on väga hea, et ka taustategijaid, kes võib-olla tennise maailmas alati ei pruugi nii pildil olla, saavad tunnustatud, et see on nii-öelda uus aeg meil ka Eesti tennises, et me paneme tähele ka neid inimesi üha rohkem. Aitäh sulle! Ma olen väga tänulik, suur tänu! For a miracle to come. Everyone told me to be strong. Ja meie järjekordne intervjueeritav, neid tuleb täna palju, on Martin Karis, tervist, kes on Tartu laste noortetennise üks eestvedajatest ja ütleme, tegelikult on see Tartu laste noortetennis väga paljuski sinu õlul ja mõned märksõnad, see, mis toimub Tartu, just Tartumaal. Ma kõigepealt tahaks loota, et see ei ole ainult minu õlul. Ei. Ja ma tean, et see ka ei ole nii, aga eelkõige mõistagi on täna Tähtvere tennisekeskus 6 siseväljakuga andnud võimaluse Tartu tennisel areneda ja aastaringselt ja seda ta on ka, eks ole, viimased 5 aastat märkimisväärselt ka teinud nii harrastuskonna tõusuga kui ka noortespordi arenguga ja see on väga, väga vahva. Tänan sind. Kuna sa tegeled, see valdkond on suhteliselt ikkagi konkreetne, et millele tuleks sinu meelest edaspidi juhtida rohkem tähelepanu Eesti noorte tennises? Ma arvan, et Eesti laste ja noorte tennis on natukene liigagi indiviidipõhine ja võib-olla ka treeneripõhine, mitte niivõrd palju klubi, struktuuri ja filosoofia. Mis on maailmas suhteliselt levinud, eriti Euroopas. Absoluutselt, et ja võib-olla ka alaliidu poolt tuleks vaadata üle laste ja noorte arengukava, et seal viia muutused sisse, et oleks hiljem midagi analüüsida ja paremini teha. Aga on mingi väga konkreetne võib-olla mingi moment, et arengukava vaadatakse üldse loogiline ka, et vaadatakse mingi aeg. Otseselt võib-olla mitte, võib-olla ongi koht, kus alaliit ka ja me saaks kõik aidata klubidel mõista, mis asi on klubi struktuur, kuidas see hakkab jätkusuutlikult ka siis mängijaid toodma ja head kvaliteetset õpet pakkuma. Et see on meie ju põhieesmärk ja et lapsed püsiksid selle ala juures. Suur tänu sulle, Martin, ka nende soovituste eest ja jõudu jaksu edaspidiseks tegevuseks. Tänan väga, aitäh sulle! Don't shed a tear through the darkness and good times. I knew I'd make it through. Andre Saareleid, tervist! Tervist! Sa oled, ütleme niimoodi, aktiivne seenior-tennisist, sa mängid nii palju kui võimalik ka Eestis toimunud turniidel ja ka välismaal. Ja jätkad sa samas vaimus? Ja ma püüan praegu õppida
seda asja nii, et ma teen spetsiaalset treeningut, et nagu paremaks minna, et ma ei ole seda kunagi enne teinud, et ma olen lihtsalt niisama mänginud, aga nüüd ma üritan paremaks. Nüüd on juba nagu tõsi, eesmärgipärasem on see. No tahan näha jah, et kaugele see viib, jah. Sinu kõrgem edetabeli koht, paaris mängus on tõenäoliselt kõrgem kui üksikmängus või ma eksin? No nii ja naa, et oleneb kus kohas on edetabel, et olen seeniorides. Maailmas ma vist, ma ei teagi palju seal on olnud, aga Eestis olen paar aastat esimene ka olnud. Ja turniiri võite on minu teada raudselt sul ka olemas IT on ikka. On juhtunud niimoodi. No väga hea meel ja me soovime sulle edu ka edaspidiseks ja ole sama aktiivne nagu seni. Ja, aitäh! Intervjuusid on meil erinevaid täna, vähe lõbusamaid, vähe tõsisemaid. Nüüd ütleme niimoodi pigem tõsine intervjuu Eesti Tenniseliidu peasekretäri Allar Hindiga ja kuidas sa hindad lõppenud aastat Eesti tennisele? No ma ootasin muidugi vähe lõbusamat intervjuud, aga tegelikult seda on pärast. Aga tegelikult, kui ma arvan, kui vaadata sellist suurt pilti, siis ega tennisel läheb ju hästi, et on tippmängijaid suhteliselt heade saavutustega, on noori peale tulemas, on palju harrastajaid, et kõik nagu tundub toimivad. Aga kindlasti, eks ka suure pildi sees on oma väikesed väljakutsed, mida igapäevaselt tuleb ületada ja eks ta nii läheb. Aga elu on selline. Elu on selline, jah. Aga üks huvitav, ma sind väga täna ei piina, sest et tõenäoliselt väga palju küsimustele vastanud ka ajakirjanikele siin ennist paar päeva tagasi. Selline huvitav tiitel, mida Eesti tennis sai. Euroopa, nüüd paranda, kui ma ütlen midagi valesti, enim arenenud tenniseriik Euroopas, millest on tegelikult, ei ole palju räägitud. Et äkki lähemalt valgustaksid, et ma ei tea, kas selle üleandmisel ka põhjendati kuidagi lähemalt seda, aga oleks hea kuulda sinu selgituse. Ütleme nii, et ega ma Euroopa Tenniseliidu poolt välja antud auhind, aga see on hea tunnustus tennisele, Eesti tennisele ja ma isiklikult arvan, et see ongi sellise suure arengu eest selles mõttes, et meil on häid mängijaid täiskasvanutes, on noortest peale tulemas, meil on olemas taristu, kus tennist mängida, mis ka laieneb loomulikult, meil on toimiv klubid, meil on olemas treenerite koolituse süsteem, mis on ka ITF-i poolt aktsepteeritud ja ka kaasa aidatud, et nende poolt toetatav ning eks ma arvan, et see ongi see suurem põhjus selle jaoks, et see auhind Eestile anti. Ja, et tegelikult ju, kui võtame palju on Euroopas riike ja kord aastas seda antakse, nii et ma arvan, see on tõesti suur tunnustus. Ja, et Euroopa tenniseliidul on 50 liikmesriiki ja kord aastas seda antakse, nii et kindlasti on see suur tunnustus, et ütleme nii, et meid on märgatud ja kuskil maal või kellegi silmis Euroopa silmis liigume õiges suunas. Aitäh sulle, Allar, ja liigume nii-öelda veel suurematesse või kõrgustesse ja loodame, et tennis areneb samaviisi edasi, vähemalt samaviisi, aga eks me ootame veelgi paremaid tulemusi, kui nad on sel aastal olid. Ma usun, et nad tulevad. Kindlasti. Aitäh sulle. Eesti aasta tennisist, loogiline valik, Jürgen Zopp. Paar küsimust ka sulle, kuigi sa oled pidanud eriti just viimastel päevadel väga palju küsimustele vastama. Võib-olla meil natukene fookus ehk veidikene erineb nendest küsimustest, mis meediaväljaanded sulle esitavad. Et vähemalt viimased 2 aastat on sul edukas olnud just see aasta lõpufaas. Kuidas sa seda selgitaksid, on see juhuslik või on selles siis mingi reeglipära nüüd justkui tekkinud?
Võib-olla see on tulnud sellest, et ma olen hooaja alguses endale võib-olla natuke liiga suured pinged peale pannud, et tegelikult oleks oluline nagu teha hästi hea hooaja algus, et see annaks nagu hooajale hea tõuke ja aasta algus on nagu oleks kohe võitude näol hea enesekindlust koguda. Et võib-olla sellepärast ma olengi aasta lõpus nagu paremini mänginud, et siis on nagu pinged maas. Et loomulikult mu eesmärk oli nagu jõuda 100 sisse, aga kui ma ükskord nagu sain aru, et ma enam sinna 100 sisse see aasta ei jõua, siis ma võib-olla hakkasin ka asja nagu rahulikumalt võtma, et kahjuks on küll nii jah, et... No kahjuks see otseselt ei ole ju tegelikult, aga võiks olla jah, võib-olla ühtlasem natuke see aasta. Jah, võib-olla see aasta ma natuke ärkasin liiga hilja, et kui mu eesmärk on ikkagi kõrgemad edetabeli kohad, siis ma pean hakkama stabiilsemat mängu näitama ka hooaja alguses, et ma loodan, et mul järgnevatel hooaegadel õnnestub see viga parandada. No parem hilja kui mitte kunagi, nii et selles mõttes siin on oma tõetera ka olemas. Oled mitmes intervjuus ja ka vestluses maininud, et kui järgmise aastaks hooajaks valmistumine hakkab sul tegelikult juba kohe-kohe vist suhteliselt juba pihta, või väike puhkus, eks on ju, aga et sinu üks selliseid põhieesmärke on nii-öelda keskenduda oma mängu kvaliteedi parandamisele ja mitte niivõrd mõelda võib-olla alati selle edetabeli koha numbri peale. Minu meelest on see väga mõistlik, see on minu isiklik arvamus, aga et on sul mingid konkreetsed võib-olla mänguelemendid, mida sa nagu eriti tahad nagu lihvida või sa tead, et mis vajavad nii-öelda parandamist? No ma tegelikult oluline oleks parandada liikumist, mis on alati olnud mul probleemne. Vastupidavus võiks olla palju parem, aga see tööpõld on nagu selles mõttes tõesti nii suur, aga ma arvan, et see lähenemine nagu praegu mulle sobib, et see on nagu võib-olla võtaks võib-olla pinge maha sellest edetabeli koha numbritest ja tegelikult mis on oluline, on ikkagi see areng, et vaatame, mis välja tuleb. Kui tegelikult, kui mäng paraneb ja sa tunned ennast platsil paremini, siis tulevad ka ju paremad tulemused, see on seda küll, jah. Need on seotud omavahel. Ja viimane küsimus oleks sul, et Eesti tennise, praegu ütleme niimoodi, palju toetajaid on, sind on toetanud ka tegelikult erinevad ettevõtted. Momendil on Tallink, see on sinu põhitoetaja, suur sponsor. Et kui palju see ikkagi on mõjutanud sinu teekonda karjääris ja nüüd ja edaspidi? Tallinki toetus on mänginud minu karjääris tegelikult väga suurt rolli, et kui see summa nagu aastate peale kokku lugeda, siis see on päris suur. Inimesed muutuksid kadedaks, jah? Jaa, võib-olla mõned teise spordiala inimesed või et selles mõttes, et Tallinki toetus on mul nagu võimaldanud mul lubada endale treenerit, teha täpselt selline võistlusgraafik, kuidas mul on, et see on nagu võib-olla isegi või üldse nagu Eesti tennises me tegelikult võib-olla ei saagi aru, kui hea seis meil tegelikult täna on, et näiteks minusuguse rankinguga mängija ilmselt kuskil mujal Euroopa riigis sellises mahus toetust ei saaks. Sest loomulikult nagu mängijaid on igal pool nagu nii palju rohkem, et see võib-olla mingi 160 esimene reket maailmas ei ole mingile sponsorile ahvatlev. Et selles mõttes me peame nagu üksteisele seda iga päev nagu meelde tuletama, et meil on ikkagi väga väike riik ka, jah. Väike riik, aga meil on ikkagi väga vedanud, et meil on selline sponsor, kes võtab südamega. Jaa, et eesotsas N-bandiga, et selles mõttes minu karjääris on see väga suurt rolli mänginud, et kes teab, kuidas oleks asjad läinud, kui mul ei oleks sellist toetajat, jah. Suur tänu sulle, Jürgen, ja hoiame sulle kõik pöialt. Sa tead ise ka läbi Facebooki, sulle hoitakse pöialt ja edu edaspidiseks. Jah, aitäh. Let it shatter the walls for a new sun. Minu juures on Aleksander Georg Mändmaa, Eesti parimaks noortennisistiks tunnistatud vanuseklassis kuni 14 ja tema üks toetajatest ja ristiisa, mis on unikaalne juhtum, et näeme, Dmitri Polonski. Tere tulemast! Tere! Mis tunne on? Tunne on hea. Võttis natuke värina ka sisse? Ei võtnud, sest see on juba 3. aasta. Kui siin ja ma peaksin paremini informeeritud olema. 3. aasta toetaja, aga ristiisa? Ristiisa esimest aasta.
no seda juhtub ikka, muidugi. Et ristisa jääb, nii nagu on. Ja ma loodan, et jõulukingi sa saad ka alati ristisalt. Saan, olen saanud. Ja jõulukink on tõenäoliselt järgmise võistlus, sul on ju kalender, sa mängid kindlasti ka tennis Euroopi turniiril. Mängin. Selge, nii et ma arvan, enne kui sa jõuluvana poole pöördud, siis oleks mõtet teha hästi pikk kiri, hästi selline mahukas võistluskalender, et ristisa teeks sulle vähe rasvasema kingituse. Võtame tema pärisisaga käed kokku. Ega te ometi kätt suruma ei hakka? Ei. Võtame emad ka punti, on ju? Ja paneme jõud kokku ja kuni Grand Slamini välja. Super, võt sellised eesmärgid peavadki olema ja sulle edu, usku, isegi kui läheb vahest midagi, mitte päris plaanide järgi, ikkagi võiduka lõpuni. Aitäh sulle! Aitäh teile ka! Where it was dark, now there's light. Where there was pain. Eke Tiidemann, tervist! Tervist! Räägi lähemalt, kellega sa tiitel niisama ei anta, kellega sa koos töötad, kes on sinu põhilised õpilased ja millised on eesmärgid? No põhilised õpilased on mul olnud viimased 5 aastat Kristoffer ja Mattias Siimar. Vennad Siimarid, kellega ma olen koos tööd teinud ja nende aastate jooksul siis on olnud nii paremaid kui halvemaid aegu ja viimasel ajal on poisid siiski teinud oma arengus päris korralikku edusammu. Ka tänu sinule seal viies? No loodame, et ka minu osa seal on natukene. Mis eesmärkidesse puutub, siis järgmisel aastal proovime mängida Grand Slam, noorte Grand Slami turniire. Juba kogemus on olemas? Ja kogemus on olemas ja Mattias Siimar on juba mõnele kvalifitseerunud. Loodetavasti saab ta kõigile peale ja ma usun ka, et ka Kristoffer. Vähemalt paaris mänguski või? Jah, kindlasti jah. Väga hea. Kuidas sa hindaksid Eesti noorte tennise üldseisu praegu üleüldse? No ma arvan, et see on minu meelest on see päris hea, siis meil on päris palju häid mängijaid, kes on noorteklassis päris edukad tennis Euroopi turniiridel. Ja näiteks seal Karol Plakk ja suurematest poistest ta sama vanustest Mändmaa, kellega me just äsja võtsime ka intervjuu. Ja suurematest poistest Parts ja Troost ja meil on minust päris palju mängijaid, kelle peale materjali nagu on jah, et kellelt oodata midagi. Aga suur tänu sulle, Eke. Aitäh. Ja ainult edu edaspidi. Ja, suur tänu. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding. Oleme saanud siia stendi ette Mailen Nudi, tere! Tere! Siin isa Tiit Nudi, tervist! Ja täna oli sul selline, ütleme, ikkagi Eesti tenniseareenil mängitavatest turniiridest, ma arvan, võib-olla suurim saavutus, võitsid Alexela Mastersi, kuigi neil küll mõned tipud puudusid, sellele vaatamata, ma arvan, on see suur võit ja vaadates sinu tänast mängu, selge see, et sa võib-olla seal mõnes elemendis võib-olla ise kritiseeriksid ennast, aga minu meelest sa mängisid sellist kaasaegset tennist, et mis tunne on? Väga hea tunne on, et võit oli hea. Sinu eesmärgid? Kindlasti jõuda kunagi VTA top 10-sse. Väga hea. Ja eesmärgid ei tohi olla madalad. Ja järgmine aasta üritan ikka 200 hulk saada, üritan.
tubli. ITF-is Jaa, ITF-is, et no ma arvan, et järgmine aasta mängin naiste turniiriga kaasa. Tubli. Et ma usun, et enamus, kes vaatab meie intervjuusid, on ka tenniseinimesed, et nad kindlasti eeldatavasti saavad ka aru. Aga Tiit täiendas. Aga sinule küsimus, Tiit. Sa oled noorteklassis olnud Eesti välistipus, nii palju kui minul on andmeid. Mida sa üldse arvad Eesti tennise hetkeseisust? Paar sõna. See võib-olla on väga selline üldine küsimus ja rääkida võiks lõpmatuseni, ma tean, et sa tunned Eesti tennist päris hästi, aga mõned märksõnad. No eks märksõnad ikkagi näitavad seda, et nii poiste kui ka tüdrukute hulgas, ma mõtlen juba ka isegi naiste hulgas, nagu Anett Kontaveit näitab seda, et meil on olnud tennises tegelikult järjepidevus. Ja see ei saa olla üles ehitatud juhusele, vaid see on tegelikult Eesti tennise, ütleme, laia kandepinna tõttu, selle tõttu, et meil on ikkagi väga palju uusi baase tulnud. Ja neid tuleb juurde. Ja neid tuleb juurde. Ja ega öeldakse, ega püramiidi tipust hakkavad tipud välja sadama siis, kui on all lai pind. Baas on olemas. Baas on olemas ja tegelikult viimased, ma kujutan ette, 8-10 aastat on ikkagi Eesti tennises tohutult palju tehtud selle tennise populariseerimiseks, on tehtud selleks, et oleks palju rohkem tenniseväljakuid ja see kõik toob kaasa selle, et hakkab iseenesest nagu lumepall veerema. See, kas meil tuleb tippe või mitte, see on nüüd natukene, ütleme, kinni väga paljudest teguritest, kaasa arvatud ka noorte tervisest kuni selleni välja, kas vanemad suudavad toetada või mitte, eks ole, kuidas üldse Eesti spordi maine on ja niisugune edasi, sellepärast et tegelikult ka tennis on siiski vaatamata kõigele küllaltki kallis spordiala, tahame või ei taha, aga kõik see maksab. Ja kui vanemad ei suuda seda toetada, siis on väga keeruline üldse, ütleme, tipptennise juurde jõuda. Aga mis ma ütleks ja mis ma soovitaks, ütleme tänase tennise juures seda, et meil on ikkagi olemas materjali nii poiste kui ka tüdrukute hulgas ja tähelepanelikult tuleks jälgida seda, et noored tipud saaks rohkem nagu niimoodi, ütleme, tähelepanu. Ja mis märksõna ma võin veel öelda, et siin oli nüüd, et mul tütar võitis Mastersi, aga ütleks seda, et tegelikult oleks ikka väga tähtis, kui oleks üks kord aastas kõik tipud Eestis kohal. Kas Eesti meistrivõistlused või mõni teine, et see ei ole tähtis selles, et nad ei pea mängima võib-olla kõiki mänge, aga vähemalt siis mängiks kaasa selleks, et see on gala populariseerimine. See on noortele, kes jõuavad kuskile tohutu võimalus mängida maailma tippudega. Ja samaaegselt need samad suured tipud võivad võtta seda nagu treeninguna ja võtavadki kindlasti. Kas see läheb nüüd nendega kokku kõikide asjadega, ma saan aru, aga kui võistlused korraldatakse just niisugusel vaiksel perioodil, siis oleks väga tähtis, et kõik meie tipud oleks, kord aastaski näitaks ennast siin koha peal ka. Aitäh sulle ja aitäh Mailenile, edu teile edaspidiseks. Aitäh. Hea tenniserahvas, üks aasta hakkab otsa saama ja aeg kokkuvõtteid teha. Ma arvan, oli päris huvitav ja edukas tenniseaasta. Meil on hästi palju juhtunud tennises, on palju saavutusi ja täna tunnustame oma parimaid ja sadame aasta ära. Aitäh teile kõigile, kes olete tennises olnud ja ma jõudsin peotöö kõigile ja aitäh terviseks. Eesti aasta naistennisist Anett Kontaveit, palju õnne sulle. Oled nii-öelda Eesti meedia valguses viimasel ajal eriti palju fookuses. Aga minu esimene küsimus oleks ikkagi selline, et osaled juba VTA turniiride karussellis, suure slammi turniiridel, et kas seal erineb see õhustik sellest, mis sa ennist sul kogemus olid eelnevatest aastatest, et mis see erinevus võib-olla on või on see kõik suhteliselt sarnane? No eks see on ikkagi mingis mõttes erinev, et olemine seal turniiridel on selline professionaalsem ja sinu jaoks tehakse rohkem ja kõik on selline üldse organiseeritum just, et selles mõttes on muutus olemas.
saan siin. Ja tegelikult ma juba natuke sissejuhatuses ütlesin, et kas sa tunned, et meedia, olles nii-öelda meedia tähelepanu keskmes, et kas see kuidagi sind rõhub või on see sinule jaoks ühtepidi mõnele meeldib selline situatsioon, et kuidas sa tunned ennast selles olukorras? Ma ei tea, ma ei olegi nii palju mõelnud selle peale, et see on, ma arvan, selline paratamatu olukord, et see tähelepanu tuleb, et sellega tuleb harjuda just. See on väga tore kuulda, et see tegelikult on ju sportlasi, kellele see võib valmistada teatavaid võib-olla pingeid. Lõppev aasta, loomulikult tippsündmus US Openil 4. ringi jõudmine ja ma usun, et sa ei pea kõike välja oma saladusi ütlema, aga sul on eesmärgid järgmiseks aastaks, kindlasti ka pikemaks perspektiiviks, võib-olla paari sõnaga oma eesmärgidest. Järgmiseks aastaks alguseks ongi pigem selline tagasihoidlik eesmärk, et üritada terve püsida ja mängida ja kogemust saada just suurematel turniiridel ja harjuda selle taseme ja kõige sellega kaasnevaga, et mitte lisapingeid liiga oleks. Just täpselt, et selline harjumine ja kogemus saamine, et praegu on sellised väiksed eesmärgid. No need ei ole ka väiksed, aga ütleme, just meeldib selline kaine lähenemine asjale, et suur tänu sulle vastuste eest ja me kõik hoiame sulle tugevalt pöialt, edu sulle edaspidiseks. Aitäh! Suur aitäh! Esimest korda Eesti tennises on valitud ka aasta ratastoolitennisist. Seda on väga meeldiv tõdeda, kuna tegelikult ratastoolitennis on Eesti tennise üks osa ja ma ütleksin, et ma usun, et iga aastaga üks olulisemaid osasid ja aasta ratastoolitennisistiks valiti Viljar Villiste. Jah, tere! Ja minu küsimus oleks pigem selline, et ma tean, et võistled välismaal päris palju rahvusvahelistel turniiridel. Et kui palju vähemalt see aasta neid turniire oli, väljasõite oli Eestist väljapoole? Hetkel on olnud kuskil 8 ja 2 on veel ees sellel aastal, et aasta veel meie jaoks ei ole veel lõppenud. Ja sinu maailma edetabeli koht? Hetkel on 230. Ja eesmärk on jõuda vähemalt 200, miinimum eesmärk? Ma juba olin 200 sees, et selle aasta eesmärk tegelikult on nagu täidetud, aga loomulikult tahaksime sisse tagasi jõuda, et järgmine aasta 50 kohta jälle paremaks, iga aastaga 50 kohta oleks praegu väga hea. Kas ratastoolitennises on ka nii palju kirgesid võistlustel, nagu tavatennises näeme? Lihtsalt tõesti, mina olen isiklikult näinud küll näiteks Wimbledonis, suures läbi turniiril, seal on kõik nagu välja peetud, aga väiksematel turniiridel, et kuidas seal on ka kõik samad probleemid, aga samad situatsioonid nagu tavatennises? Väljakul on kindlasti situatsioonid samad, kuigi rabast või publikut nii palju küll ei ole, et sellist kaasaelamist on nagu vähem. Eks see ala on ka natukene vähem populariseeritud, aga väljakul on kindlasti, emotsioonid on kindlasti samad. Come on ja yes. Sport ja come on ja yes ja vamos käib igal pool. Vamos rahva. Just. Seda on väga tore kuulda. Minu viimane küsimus oleks selline, et palju üldse sellist aktiivseid ratastoolitennisiste Eestis on ja sinu selle nagu jätkuks, et tõenäoliselt see arv suureneb. Ma mõtlen just sellest aspektist, et paljud ei tea lihtsalt seda võimalust ja pole avastanud tennist, kes on võib-olla sellistes oludes, et inimesed, kes on ratastoolis. Ma ei oska öelda, palju on neid inimesi, kes tahaksid tulla ja mängida seda tennist veel. Me oleme tegelikult päris palju seda ala promonud ja selge on ka see, et igas linnas ei ole võimalust veel seda
tennist mängida, et ma tean, et Rakveres meil ei ole võimalust. Aga Rakveres tuleb hall? Rakveres tuleb, veel ei ole, aga Rakverega on see teema, et seal ka see tennishall tahetakse teha 2-korruseline, kuhu ei pääse ratastooliga. No eks see tuleb läbi rääkida küsimus. Aga Te peate andma märku, ka tenniseliit peaks ka selle ees seisma, ma arvan. Just loomulikult, et see tuleb nagu teha, et seal on kindlasti noori poisse seal, kes oleksid valmis mängima, kui on võimalused olemas ja mis me praegu meil on kuskil 10 mängijat kokku Tallinna ja Tartu peale ja loodame, et järgmine aasta on sama palju veel juures. Tegelikult on, ma lihtsalt veel nagu täiendaksin, et inimesed, kellel on elusaatuses erinevaid pöördeid toimunud, ütleme, eluolud on raskemad, siis tegelikult on hea, kui nad tunnevad ennast ühiskonda integreerituna ja neile on ka tegelikult neid võimalusi anda, et nad saaksid ka neid emotsioone tunda, saaksid ka sporti teha, et see on ainult ju tervitatav. Ja ma tahan öelda seda ka, et ega inimene, kes tahab mängida ratastoolitennist, ta ei pea olema igapäevast ratastoolis. Et ratastooli ees saavad mängida ka need, kellel on väiksemgi liikumise häire jalgades. Sa juba oled, tuleb üle vaadata ja tegelikult selline üks jalg teisest lühem või amputatsioon, sellest piisab täielikult, et saada mängida, tulla mängima meiega koos ratastoolitennist, ja mida väiksem on see füüsiline puue, seda suuremad eelised on sul tippu jõuda. Aitäh sulle ja edu edaspidiseks! Ja mina tänan! Aitäh! Aasta naistennisist Anett Kontaveit. Ja aasta mees tennisist Jürgen Zopp. Tere õhtust! Suur tänu, et ma jälle osutusin valituks. Ma ei hakkaks neid sponsoreid siin ühekaupa ette lugema, aga ma tahaksin teile öelda, et kui te reisite, siis reisige kindlasti Tallinki laevadega. Maja raske ehitada Merkol, varakindlustage IFIs, auto ostke Kiias, kõhtsööge täis Ampsus ja kui te juhuslikult peaksite tennist mängima, siis kandke Nike riideid ja mängige Heidi Reketiga. Aitäh! Ja meie järgmiseks vestluskaaslaseks on Eesti meesjuunioride noorte koondise treener, peatreener Dmitri Sitak ja me leppisime kokku, et me räägime vene keeles ja ma loodan, et see ei ole vähemalt kellelegi probleem, et
kes võib-olla vene keelt nii hästi ei tea, siis keegi ikka aitab tõlkida. Dmitri, приветствую тебя на гала-вечер эстонского тенниса 2015 года. Какие у тебя впечатления? Первый год в Эстонии. Вот такой простой вопрос. Да, я понял. Да, добрый вечер. Да. Вообще хочу сказать, что очень хорошее ощущение вот от самого вообще мероприятия, очень хорошее ощущение вообще от атмосферы, да, общей. И, в принципе, один только позитив могу отметить. То есть мне все нравится, то есть все хорошо. Ma vist enne ei nimetanud perekonnanime ja сказал вначале просто Дмитрий, потому что мы уже общались. Дмитрий Ситак on tegelikult täisnimi. Ты играл сам тоже все-таки в какое-то время на профессиональном уровне. Да. Может быть, 2 слова, где ты там находился в мировом теннисе? В основном последние профессиональные года я больше играл профессионально пару и дошел до уровня, как пишут в Википедии, игрок уровня челленджеров, да, но все равно у меня получалось там 5-6 турниров в году ATP все равно играть. То есть я играл со всеми топовыми игроками, можно сказать, и в одиночке получалось, и с десятки играл, и с Гастон Гаудио, и то есть с Южным, там, достаточно Михаил много. Южный, все знают, который привел победу Кубку Да, Дэвиса. совершенно верно, да, решающий матч, поэтому, да, достаточно большой опыт игр на профессиональном уровне, как и в одиночке, так и в паре, поэтому, то есть, с этими всеми знаниями. И, в принципе, ты не сложил ракетку, потому что сейчас, когда ты стал тренером юношеской сборной, ты как бы помогаешь, играешь парную с нашими игроками, пытаешься их учить азам. И это очень приятно видеть, что тренер тоже сам как бы в процессе. Я всегда себя старался держать в форме, то есть, в принципе, я так как совсем не заканчивал, потому что до сегодняшнего момента, до перехода в сборную Эстонии, я ездил с игроком из сотни Марсель Ильхан, который был, он из Турции, но он сам из Узбекистана, то есть, на русском свободно общаемся. То есть я в начале года ему помогал, с ним был как тренер, спарринг, то есть я старался себя держать в форме, потому что, как ни крути, всегда с таким уровнем игроков, не просто, то есть хочешь там что-то ему дать, еще хочешь на корте, то есть поучаствовать, быть как бы всегда хорошо быть в форме. И поэтому, то есть я так и не заканчивал, то есть старался держаться. Очень приятно. Да. Мой последний вопрос. Как бы твоя оценка юниоров, мужчин-юниоров в Эстонии, это как бы какая ситуация сейчас, и ты чувствуешь, есть ли там будущее? В принципе, могу сказать, что по последним результатам, которые вот я наблюдал, и мои ребята очень много работали, я смотрел отдельные тренера, тоже много работают своими юниорами, и сейчас тоже программа развивается помощи юниорам, что я знаю. В принципе, хорошая, потому что есть несколько игроков с очень потенциальным хорошим теннисом, и которые могут в будущем заменить Юргена, Вову, Иванова. То есть я бы сказал, что у нас есть будущее в эстонском теннисе, как бы мое мнение. Спасибо за такую оптимистическую ноту и удачи для будущего. И надеюсь, что сотрудничество продолжится по возможности долго-долго. Да, спасибо вам большое. Да, тоже. I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. Nagu ikka, on stseen, lava, aga enne kui see avaneb, on eesriie. Seda võib piltlikult öelda ka kardinaks näiteks. Ja siis kui sa vaatad kardina taha, siis tegelikult enne etendust toimub seal ka elu. Ja ma olen kutsunud siia meie kaamerate Eesti tennisehalli kardinali. Võtke seda asja tõsiselt, inimesed. See on väga tõsine teema. Hästi tõsiselt. See on väga tõsine teema. Siin ei ole nalja üldse. Hall kardinal Alo Ojassalu, kelle üks lemmikraamatuid on Alexander Dumas 3 musketäri
ja mitte D'Artagnan ega Aramis ega Porthos ega Athos ei olnud tema lemmiktegelased, vaid sinu lemmiktegelane oli kardinal. Ja ma saan aru, sa oled Eesti tennise Richelieu. No loomulikult, sa ei teadnud või? Ma ei teadnud, aga kirjelda, kuidas on olla selles ametis. No ta on selline, ütleme, tulutoov, palju tulu? Töökust mitte nõudev. Saab lesida tiimal, saab lesida, sest sul on mõõgamehed ju võtta kohe. Just, ainult sõrmenipsu peale, et ma tegelikult ei pea mitte midagi tegema. Ühel on mõõgad, mõnedel on reketid. Just. Pallikahur on sul ka, sul on terve sõjaväega armee on sellega. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja mul on laohooned ja seal ma saan hoida seda kõik. Relvastust. Jah, ja kõik on käe pärast võtta. See on uskumatu. Kas oleks võimalik ka liituda sinu kaardiväega mingis rollis, ma ei tea, kas või pearaamatupidajaks? Sa peaksid nagu tähtsaks inimeseks saama. Ja no ma tunnen, et ma ei ole veel jõudnud. Sa oled teel sinnapoole, aga trampliini all olen. Natuke on minna veel. Ma olen sealt trepist üles liikuma. Aga on mingid nipid, et kuidas sealt trepist üles saab, et kardinali... Kuulsaks pead saama. No jah, ma saan aru, jah. Sellist kohalikus tenniserinkonna kuulsusest sellest ei piisa. Mul tulevad lausa pisarad silmi, sest tõesti, ma olen üritanud seda juba aastaid. Üritan koondada enda ümber kogu Eesti harrastust. Paljud üritavad. Ja mitte midagi mul ei õnnestu. Ja Alo ei taha mulle ka seda retsepti võib-olla nii väga öelda. Võib-olla ikka seal kardina taga. Lähme siis sinna kardina taha ja arutame seda Eesti tennise asja edasi. On nii? Nii et kõik, mida te kuulete lähiaastatel, see otsustatakse täna kardina taga. Jah, see on Tana poolt.